nii et teed ehitada. Siis ongi siin veel üksikute puude laieloa väljastamist, laagris osalemisega seotud taotluste rahuldamine, mitteeluruumi rendile andmine, see on Mikitamäe teeninduspunkti. Et need on sellised enamus siis või ütleme, et enamus otsused, mis vallavalitsuse istungitel selle kuu aja jooksul. Siis muud küsimused, et ukrainlastest võib-olla ka, et rääkida, et meil vallas on, see on kerges muutuses ka, et vallas on kuskil 25, natuke üle 25 ukrainlase, kellest siis 12 on meie teada praegu ise tulnud siia oma kas siis sugulaste või töötajate või juurde ja nad on enamuses siis tulnud Mikitamäe piirkonda ja üks pere on Värskas jõudnud ja Luhamaal üks inimene. Ja nüüd oleme lisaks pajutanud, need elavad ka mitte vallakorterites, on erakorterites või eraelamispindadel. 11 inimest on siis vallakorterites ja ajutises majutuses, mis on siis praegu Värska veekeskus, viimastel andmetel oli siin 5 inimest, vahepeal oli neid 20 ja kuselgi siis sealt on läbi käinud 35 ukrainlast, kellega tegelikult siis meie sotsiaalosakond kõigiga on tegelenud. Küll me oleme neid dokumentide vormistamisse viinud ja põhimõtteliselt kõigile on ka siin esimesed toimetuleku toetused juba tehtud. Nii et olukord on selline ja lapsed käivad enamuses juba koolides, lasteaedades, tundub, et päris hästi läheb, Playback Soul esimesed juba siin. Nii et ütleme nii, et loomulikult ikka probleeme on ikkagi, aga tundub, et vaadates siin nagu võib-olla nagu mujal toimuvaid, siis meil on praegu nagu väga hästi läinud. Vaatame, kuidas edasi, aga loomulikult nüüd me tegelesime pikka aega ühe transiidiga, kes tuli Venemaa poole pealt, kes jäi nagu vallale, saime saata ta siis Berliini bussi peale panna. Aga nüüd õnneks on see, et kõik, kes ka transiidiga tulevad Venemaalt, siis need suunatakse sinna niinimetatud jagamiskeskusesse ja sealt suunatakse edasi, et need nüüd ei jää nagu valla toimetada. Muidu oleks see koormus nagu päris suur. Nii, siin veel tagasi, siin ettevõtlusminister käis Setomaal ka ja on olnud siis Meremäe Mikitamäe rahvakoosolek seoses arengukavaga. Vallavalitsus oli tööl Mikitamäel ühe nädala, tundus tegelikult nagu iseenesest nagu õnnestuvat ja ma usun, et see oli vajalik ja mai 6. maist 9. maist oleme Meremäel. Siis Mikitamäe hooldekodu ehitus on meil nüüd pikendatud graafikus, kakus peal sees teeb krohvimine ja tundub, et ma olen nüüd suht kindel, et ehitaja ära ei põgene, et see saab valmis. Siis vallavalitsus on osalenud siin teederingidel, mis komisjon käib. Haridusministriga oleme kohtunud seoses ka siis Seto rühmaga ja Seto ja selle siis niinimetatud riigi poolt vaadates murdekeele rühmadele selline lisatoetusmeetme loomise ja teinud natuke lobitööd ka siis teistes piirkondades, Võru, Mulgi, Kihnu ja praegu on tegelikult mitmed lubanud esialgu või et tuleb neil ka nagu näiteks võrokeelne rühm ja Rõuge valde. No eks seda näha ole, aga haridusminister andis suhteliselt selge lubaduse siis millistki lisaraha nendele rühmadele, kui
need tulevad. Nii, siis on ka osaletud Setomaa edendusfondi nagu raha jaganemises ja tegelikult CEF jagas siis peaaegu 40 000 eurot laiali. Et ma ei ole nüüd vaadanud, aga mul on tunne, et need on juba kõik kodulehel üleval. Siis 12. klass lõpetas ja viimane koolikeelne, neil on esimesed eksamid ka tehtud. Ma arvan, et tegelikult on tubli klass. Siis vallavalitsuse liikmed olid ka arenduskeskusega õppereisil Soomes. Igast vallast oli siis Võrumaa omas ja ma arvan, et see oli niisugune natuke sinna rohetehnoloogia poole vaadates siis täitsa hea reis. Õpilasfirmade laat on siin tulemas, kohe 8. laat, mis toob päris palju õpilasfirmasid siia nädalavahetusel. On tulemas Setomaa asjatundjate komisjon nimetusega kogu, kus lahendatakse väga paljuski ikkagi nagu Setomaa küsimusi. Eesti-Vene piiri osas ma tegin natuke nagu küsisin, kuidas nagu meil piiripunktides läheb, et piiripunktist on tulnud aeg tagasi, kus autod on järjekorras, aga tegelikult see autode arv või rekkade arv, mis nagu ületab piiri, ei ole oluliselt tõusnud, on kuskilgi 10% ainult tõusnud arvuliselt. Aga kuna on kontroll päris nagu suur ja vaadatakse, et siis seda sanktsioneeritud nagu kaupa üle ei lähe, siis tegelikult on tekkinud seal jällegi mingi prügiküsimused ja kõik edasi, nii et vaatame ka sellega. Et hoiame nagu ühendust piiripunktidega ka. Siis kalanduspiirkonnast, siis Peipsi kalanduspiirkonnast sai Pereese sadama esimene etapp rahastus, mis oli juba tegelikult ammu projekt ja ühe korra oleme ka vaikselt proovinud, siis nüüd eelarve on siin 92 000, millest siis toetus on 78 000 eurot. Sellega ta valmis ei saa, aga vähemalt juurdepääsud ja kaevatud saab. Ja selle üle on hea meel. Ja lisaks veel ka siin COVID-i meetmest sai kooli uues õppeklass ka toetust. Nii et minu poolt info ülevaate antud ja järgmisse volikokku peaks tulema ka siis aasta aruanne, millega veel viimased küsimustele vastamised audiitorile toimuvad. Aitäh, Raul. On kellelgi vallavanemale küsimusi? Palun, Inna. Mul on küsimus, kas selle gaasikütte alternatiivide osas on midagi arendada? Me käisime need kõik kohad nagu üle ja siis, et tuua maagaasile alternatiivi, siis nii nagu naftabaasil toodetud gaasile. Seda pakkumist ei ole meil veel laual, aga tegelikult need omavalitsuse objektid on üle vaadatud ja ma loodan, et see pakkumine tuleb nagu lähiajal. Tuleb veel ka uurida riigilt ja võib-olla spetsialistidelt seda hinnapoliitikat, kuidas see hakkab nagu tulema. Aga igal juhul me nagu ka valmistume selleks, et maagaasist oleks ka mingi teine alternatiiv. Enamus on, mis on siin Värskas just see põhiline see maagaasi tarbimise koht, siis väga raske on siia kuhugi mingi pelleti või nagu puidu pealt asju nagu panna, aga me oleme tegutsenud, pakkumisi laua peal veel ei ole. Palun, Raivo. Teema nüüd, mis on Venemaaga seoses, et kas on Maanteeametiga mingid sidet peetud, et mis siis juhtub, kui need, ütleme, väikesaabas ja suursaabas, et suure saapaga on lihtsam, sõidad ringiga, aga väikesaapa, ütleme, sulgemine, siis
no ausalt öelda ei ole, et sedasama teemat tähendab, oli nagu kavatsus ka sellele asjatundjate komisjonile üles tõsta, et mis siis nagu saab või nende piiriäärsiteedega, et teavitada seda, aga no mul on nagu tunne, et ega neil ei ole nagu sellist kindlat plaani, et siis minnakse kuidagi reservi kallale või kiirelt midagi tegema, aga et otsest me ei ole küsinud seda ja sealt ei ole kuulnud ka midagi, et kas on kindel plaan olemas. On kellelgi veel küsimusi? Ei ole, siis suur tänu vallavanemale ja lähme päevakorraga edasi. Päevakorra punkt number 2, Setomaa vallavolikogu 2019 määrus number 13, Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord muutmine. Palun. Tere, austatud volikogu liikmed, vallavalitsus, külalised. Teie ees on määruse eelnõu Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord muutmine. Et määruse muutmise eesmärk on siis nagu täpsustada Setomaa valla eelarvest kaasatud huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste tingimusi ja et tagada kõigile siis Setomaa valla 7–19-aastastele lastele ja noortele huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimaldamisel võrdne kohtlemine ja riigi lisarahastuse sihtotstarbeline kasutamine. Määrusse lisati eraldi paragrahvina vallavalitsuse hallatavates asutustes läbiviidava huvihariduse ja huvitegevuse põhimõtted, täpsustati huvihariduse õppekoha hüvitise saajate tasumise tingimusi ja lisati täiendav kuupäev õppemaksu hüvitamise taotlemiseks. Lisaks täiendati siis määruse lisadid 3 ja 4 lahtritega arvutuskonto omaniku numbri ja panga lisamise näol. Aitäh, Karin. Kaasettekandeks sõna komisjoni esimehele Piret Kasele, palun. Jah, aitäh. Tervist minu poolt ka. Märtsi komisjonis koosolekul vaatasime nii-öelda sellist toorest materjali. See oli minu meelest väga hea variant, et me saime niimoodi punktilt rida-realt vaadata siis selle muutmise asjad ära ja aprilli komisjon oli juba sirvisin, see oli nii ammu, 11. aprill minu meelest, et vaatasime siis selle eelnõu üle ja kõik oli kenasti sees, mis arutusel olid ja komisjoni ettepanek on see eelnõu määrusena siis vastu võtta. Ja loodame, et niipea seda nüüd muutma ei pea hakkama, et riigi see lisarahastamine huvitegevuse, huvihariduse osas ei vähene. See on kõik. Aitäh, Piret. On kellelgi ettekandjatele küsimusi? Ei ole. On sõnavõtusoove? Ei ole. Aitäh, Karin ja Piret. Panen hääletusele päevakorrapunkti number 2, Setomaa valla volikogu 2019 määrus number 13, Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra muutmine. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Aitäh, kõik ühehäälselt poolt. Seega on korra muutmine vastu võetud. Päevakorrapunkt number 3. Setomaa valla volikogu 2022 otsuse number 2, Setomaa valla arengukava aastateks 2021–2030 muutmise algatamine, muutmine. Palun, Ulvi. Tere, austatud volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed ja külalised. Teie ees on siis otsus. Setomaa vallavalitsuse ettepanekul on Setomaa vallavolikogu algatanud 22. veebruar 2022 otsusega number 2 Setomaa valla arengukava 2021–2030 muutmise.
mille kohaselt on siis kinnitatud arengukava menetlemise ajakava. Hetkel on tekkinud vajadus pikendada arengukava muutmise eelnõu koostamist ja menetlemist. Tänaseks ei ole avaldatud Statistikaameti lehel erinevaid statistilisi andmeid ja ka Rahandusministeeriumi majandusprognoosid eelarvestrateegiaga seotud. Tänaseks on Setomaa vallavalitsuse ametnikud, spetsialistid, osakonna juhid ning allasutuse juhid vaadanud üle Setomaa valla arengukava. Ülevaatamise käigus on selgunud vajadus algatada arengukava muutmine aastateks 2022 kuni 2031. Kuna vananenud on arvandmed, täpsustatakse erinevaid valdkondade hetkeolukorra analüüsi, näiteks on ühendatud raamatukogud ning koondatud Setomaa valla raamatukogu alla. Läbi viiakse rahulolu küsitlus, tänaseks on vastanud 135, tänaseks oleme siis saanud 135 vastust. Valla kodulehel on üleval link ja saab veel vastata 31. maini. Minu üleskutse on teile ka, kes ei ole veel vastanud, vastake kindlasti, sest sellest sõltub ka see, milliseid teenuseid me ju pakume ka tulevikus ja kuidas me saame siis seda parandada. Ja küsitlus on anonüümne, et kui ta alguses seal näitab seda meiliaadressi, sellele on kriips peale tõmmatud, siis tähendab, et meiliaadressel kaasa ei tule selle vastusega kindlasti. Ja rahulolu küsitlusi tulemusi me kasutame siis arengukavas mõõdikute analüüsimisel. Samuti on vajadus uuendada arvandmeid eelarvestrateegias, majandusliku olukorra analüüsis ning prognoosis eelarvestrateegia perioodiks. Eelneva aasta jooksul on viidud ellu ka erinevaid tegevusi ja investeeringuid. Näiteks on rajatud Luhamaa külakeskus, Lüta raamatute laenutus- ja teeninduspunkt on kolinud külakeskusesse, rajatud on Värska lasteaias setorühm, rekonstrueeritud tänavavalgustus, lammutatud kasutusest väljas ohtlikke hooneid, näiteks Pliia töökoda ja Värska gümnaasiumi katlamaja. Samuti tuleb vaadelda investeeringute kava perioodi ja täiendada aastateks 2022 kuni 2026 ning arengukava on vaja menetleda ka seetõttu, et uue volikogu koosseisu valimislubadused ja uued poliitilised kokkulepped arengukavasse sisse saaksid. Siin on ka mul palve teile, volikogu liikmetele, pöörake sellele komisjonide koosolekutel tähelepanu ja seiske hea selle eest, et need sisse saaksid. Tänaseks on juba käinud ka, arvan, et pooled komisjonid koos, on tulnud häid ettepanekuid, peetud maha ka mõni vaidlus, mis iseenesest on hea, sest see näitab, et me kõik mõtleme kaasa arengukava koostamisele. Ja sellest tulenevalt on ettepanek ka muuta siis eelmise otsuse punkte 2.2 ja 2.3, lisada punktid 2.4 ja 2.5 ning kehtestada need järgnevalt. Kehtiva arengukava 2021 kuni 2030 muutmiseks ettepanekute esitamine vallavalitsuse kantseleisse avaliku väljapaneku perioodil ettepanek on siis hoopis kehtestada järgmine ajakava, mis on teie ette kuvatud. Arengukava investeeringute kava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu koostamine toimuks 2. mai kuni 15. juuli 2022. Eelnõu avalik väljapanek toimub valla veebilehel perioodil 25. juuli kuni 21. august. Teade arengukava eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse maakondliku levikuga ajalehes. Arengukava on üleval valla veebilehel, lisaks oleme ka kaalunud, et teeninduspunktides või raamatukogudes saaksime natukene koostööd teha selle arengukava eelnõu osas.
Siis avalik arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ettepanekute arutamiseks toimub 25. august Värska kultuurimajas ja vallavalitsusel esitada vallavolikogule kinnitamiseks arengukava investeeringute kava eelarvestrateegia muutmise eelnõu hiljemalt 31. august 2022. Aitäh! Aitäh, Ulvi! Kaasettekandeks palun sõna komisjoni esimehele Lembit Vassikule. Me arutasime seda komisjonis ja olin selle poolt, et seda tähtaega edasi. Aitäh, Lembit! On kellelgi ettekandjatele küsimusi? Palun, Rein! Jah, aitäh! Nüüd on päris hea, nii nagu meil kord ette näeb. Et oskad sa, Ulli, kommenteerida, kuidas sai nagu juhtuda, et see veebruaris tuli selline imelik otsuse eelnõu, mis ei vastanud nii-öelda seadusele ja meie kehtestatud korrale. Et see kindlasti ei olnud nagu finantsosakonna süü, et praegu on põhjendus sees, et finantsosakond on aastaid teab seda, et millal tuleb tegelikult majandusprognoos. Meil oli tegelikult selline esialgne plaan, et algatame arengukava varasemalt ja võtame aega nagu põhjalikumalt menetlemiseks. Ja seetõttu ka veebruaris, mis oli natukene varem kui tavaliselt ja me ei osanud ka ette näha seda, et tegelikult kui esialgse plaani järgi me oleks juba maikuus oleks eelnõu koostatud, tegelikult ei ole veel erinevaid andmeid üldse meil olemaski, mida arengukavasse kajastada. Jah, läks niimoodi, aga parandame ja menetleme lõpuni siis korrektselt. Aitäh! On veel kellegi küsimusi ettekandjatele? Ei ole. On sõnavõtusoove? Ei ole. Aitäh, ettekandjad! Seega panen hääletusele päevakorrapunkti number 3. Setomaa valla arengukava 2021-2030 muutmise algatamise muutmise otsuse. Kes on selle poolt, palun käetõstmisega märku anda. Aitäh! Kõik ühehäälselt poolt. Nii, päevakorrapunkt number 4. Taas on sõna ettekandeks Ulvi ooperit kortermajale toetuse andmise kord. Teie ees on siis määruse eelnõu kortermajale toetuse andmise kord. Setomaa vallavolikogu on võtnud vastu aasta tagasi 29. aprill määruse number 7 Setomaa vallas korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord. Toetust anti KredEx meetme kaasfinantseeringuks korterelamute rekonstrueerimise toetamine. Eelmise aasta lõpus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitanud Setomaa vallavalitsust seoses KredEx ja EAS ettevõtete ühinemisel ja sihtasutus KredEx nimetatakse ümber ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuseks. Sellest tulenevalt tekkis selle määruse muutmise vajadus. Kui me analüüsisime ka või vaatasime tagasi eelmisele aastale, siis me tegelikult ei esitatud ühtegi toetuse taotlust KredEx projektide kaasfinantseerimiseks ja ettepanek on siis määrust laiendada ja lisada juurde toetatavaid tegevusi. Lisaks siis KredEx või siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse toetusmeetme kaasfinantseeringu tagamiseks toetaksime käesoleva määrusega ka üldkasutatavate ruumide hooneosade rekonstrueerimist, üldkasutatava infrastruktuuri, kütte, ventilatsiooni, vee, kanalisatsiooni ja või elektrisüsteemi rekonstrueerimist, parkla ehitamist või laiendamist, jäätmemajade rajamist, mängu- ja või spordiväljakute atraktsioonide rajamist ja parandamist, samuti ka haljastust ja heakorda. Ja siis jäätmemajade rajamisel ning mängu- ja spordiväljakute
arendamisel, rajamisel on eelistatud mitme korteriühistu koostöö. Toetust saab korteriühistu taotleda, esitades vallavalitsusele vormikohane taotlus koos lisadokumentidega. Lisadokumentideks on korteriühistu üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust planeeritud tööde teostamiseks, vähemalt 2 ettevõttelt hinnapakkumised teostatavate töödele ja või materjalidele, võimalusel tegevuste illustratiivsed vaated koos selgitusega. Taotlusi võtame vastu 1. aprilliks, aga Setomaa vallavalitsusel on õigus ka pikendada siis taotluste esitamise tähtaega, et seda on ka sel juhul võimalus, kui aasta alguses ei tule meile avaldusi või toetuse taotlusi, et siis aasta lõpus eelarvevahendite olemasolu korral saaks uue taotlusvooru välja kuulutada. Siis toetuse suurus toetatavateks tegevusteks on kuni 50% kogu maksumusest. Nõuetele vastavust kontrollib vallavalitsus, toetuse andmise või toetuse andmata otsustab vallavalitsus 2 kuu jooksul. Toetus makstakse välja vallavalitsuse ja taotleja vahel sõlmitud sihtfinantseerimislepingu alusel, kus siis sätestatakse ka erinevad tingimused, näiteks abikõlblik periood ja nii edasi. Peale toetust saanud tööde teostamist esitab toetuse saaja ka aruande ja kuludokumendid. Kuludokumendid on siis arve ja maksekorraldus. Ja seoses selle määruse vastuvõtmisega on vajadus tunnistada kehtetuks Setomaa vallavolikogu 29. aprilli 2021 aasta määrus number 7 Setomaa vallas korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord. Aitäh! Aitäh, Ulvi! Kaasettekandeks on see eelnõu käinud läbi 2 komisjonist ja palun kaasettekandeks Aarne kõigepealt sõna. Külaelukomisjon oli koos, vaatas läbi ja toetab üksmeelselt eelnõu vastuvõtmist määrusena. Aitäh ja teises komisjonis oli Raivo. Aitüma. Jah, ja majanduskomisjoni, majandus- ja turvalisuskomisjoni ettepanek antud eelnõu määrusena vastu võtta. Aitäh. Kas on kellegi küsimusi selle eelnõu kohta? Palun või? Jah, et vaatasin 2 varianti, see endise KredExi toetuste kaasfinantseerimine ja uued ideed. Aga toetuste määr on fikseeritud kuni 50% hinnapakkumistest, midagi sellist oli see. Et ma saan aru küll, et see võimaldab, see on kuni, aga protokolli mõttes, et kuidas ta nüüd siis, kui on selle KredExi järglase poolt projekti kaasfinantseering, et seal on siis see hinnapakkumise järgi võib olla see 50% kogu omafinantseeringu osa või vähemalt rohkem kui 50%, ma saan aru, et kuidas seal käitutakse või siis võib juhtuda, et selle KredExi toetuse kaasfinantseeringu puhul kaetakse kogu omafinantseering ära? Ei, korteriühistu peab ikka ise ka midagi finantseerima, et see ongi, et kui on näiteks KredExi puhul on 50% on siis korteriühistu omafinantseering, siis sellest 50% saab ta siis taotleda näiteks vallalt toetust. Aga see ongi see, et kuna meil on kuni 50%, siis meil ka kindlasti eelarvevahendid ei pruugi võimaldada seda tema korteriühistu 50% katmist. Lõpsime ka need 5000. Aitäh, Ulvi. On veel kellegi küsimusi? Ei ole. On sõnavõtusoove? Ei ole. Aitäh. Ulvi, panen hääletusele päevakorrapunkti number 4, kortermajale toetuse andmise kord.
kes on selle eelnõu poolt, palun käedustusega märku anda. Aitäh, kõik üksmeelselt poolt. Seega on toetuse kord vastu võetud. Päevakorrapunkt number 5. Erateedele tasutud alihoolduse toetamise kord. Ettekandeks palun sõna Lauri. Tere, lugupeetud vallavolikogu liikmed. Määruse eelnõu erateede tasutud alihoolduse teostamise kord. Varasemalt Setomaa valla sellist korda pole olnud, mis reguleeriks erateede peal alihoolduse teostamiseks mingeid tingimusi. See on igal juhul vajalik, et eratee omanikel oleks mingid kohustused kas või tekkida võivate kahjustuste pärast, tähistamata kivid, taimed, mingid piirimärgisid, mida lumejalt ei pruugi näha. Paragrahvis 2 on toodud lumetõrje teenuse saamise nõuded, et kellele on õigus teenust osutada. Elukoht peab olema Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja siis ta ei tohi olla jäätmeveost toetud vabastatud põhjusel, et kinnistul ei elata ja seda ei kasutata. See on toodud välja ka tingimused teedele, et oksad oleksid lõigatud ja muid lumetõrje teed takistavaid tegureid ei ole. Lisaks on toodud ka välja tingimused, mille korral ei teostata lumetõrjet. Eratee, mis kinnistule, kus alaliselt ei elata, eratee, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneva kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikult teest vähem kui 30 meetri kaugusel mööda nimetatud erateed. Õuemaal, et hoovidesse ei ole kohustust minna. Ja kui tehniliselt ei ole võimalik lumetõrjet teostada. Täiendavalt on ka erand siia sisse toodud, et kui punktis lõikes 2 toodud tingimusi ei ole täidetud näiteks sotsiaalsel põhjusel, et kodaniku tervislik seisund ei võimalda või on vanuseline piirang, et ei ole võimeline seda enam tegema. Paragrahvis 3 on toodud välja lumetõrje teenuse osutamise tingimused, et millal alustatakse lumetõrjet teostamisega ja siis mis aja jooksul peab olema töö teostatud. Lisaks on toodud välja, et mida siis tasuta lumetõrjet teenus ei sisalda. Paragrahvis 4 on toodud, kuidas taotlemine käib. Tuleb esitada siis jooksva aasta 1. oktoobriks vormikohane taotlus vallavalitsusele. Ja iga aasta seda ei pea tegema, et kui muutuvad andmed, et sel juhul on vajalik esitada näiteks uuesti avaldus. Ja iga 5 aasta tagant vaadatakse taotlused uuesti üle. Kodanik peab siis igal 5. aastal esitama uuesti avalduse tasuta lumetõrjet saada.
siis vallavalitsuse ametnik kontrollib üle taotluses esitatud andmed, et kas ta on õigus saada seda teenust, kas tee vastab nõuetele ja kas seejärel tehakse siis otsus, et kas lisatakse lumetõrje osutamise nimekirja või mitte. Ja lumetõrje teenuse osutamine siis lõpetatakse, kui on tekkinud sellised tingimused, et tee enam ei vasta seisundite nõuetele, mille korral varasemalt teostati tasuta lumetõrjet või esitatakse näiteks kodaniku poolt avaldus. Minu poolt on kõik. Aitäh, Lauri. Kaasetterandeks sõna palun komisjoni esimehele Raivo Kunst. Ütleme, jah, komisjonis oli arutelu selle kohta ja komisjoni seisukoht on, et antud eelnõu määrusena vastu võtta. Aitäh. Kas kellelgi on küsimusi ettekandjale? Palun, Rein. Jah, oskad sa ütelda, palju võiks prognoositavalt neid erateid olla ja ka kuidas siis informatsioon nendele jõuab sellest määrust, et nad saaks nüüd avalduse tegema, et 1. oktoobriks saaks nagu tehtud? Seetalvi vaadanud, aga eelmised talved oli circa 55 kilomeetrit erateid ja ligikaudu 385 erakinnistut. Teavitus, kuidas on plaanitud? Ainult üldine avalikustamise kord või on ka mingid, ma ei tea, kirja saatmist? Et kuidas kodanikud saavad teada? Jah, me võtame määruse vastu. Ma arvan, et kohalikus valla ajalehes tuleb antud info edastada ja siis kõik kodanikud saavad seda üksteisele nii-öelda infot edasi anda. Eks ta võib-olla probleem, esimesel aastal kindlasti probleeme tekib sellega. Mul on teine küsimus ka, et vaata on ka olukordasid, kus on mingi eratee ja tegelikult edasi lähevad kas siis vallateed või muud erateed. Et kuidas laheneb nende teede lükkamise olukord, kas nad lähevad siis lükkamisest välja, kui avaldust ei ole või nii-öelda need erateed, mis on seotud kolmandate isikute teedele. Neid olukordasid on. Ma õigesti saan aru, et see küsimus on põhimõtteliselt selles, et kui avalikul teel on nii-öelda mitteavalikud lõigud, et kuidas seal teostada tumetõrjet, et siiamaani... Või ka erateest edasi teise erateeni, olukord. Ütleme, et erateest läheb edasi eratee ja seal on ainult üks kinnistu omanik taga ja ta ei ole avaldust esitanud, seda teelõiku me ei plaani. Ei, ma mõtlesin vastupidi, et see tagumine on esitatud avaldus, aga esimene ei ole esitatud. Jah, ütleme, ega seal on vältimatu, siis järelikult ikka saak maasa sõidab. Ja ei, me ei selle koha et igat juhtumit tuleb ikkagi vaadata individuaalselt. Aitäh, on kellegi veel küsimusi? Ma ei tea, selline küsimus, aga jah, 30 meetrit ja vähem, aga kui seal elab mingi vana inimene, kes ei suuda jah, seda teed nagu hooldada endal peateeni, või kes ei tohi rasket lund tõsta. Ahah, oli seda teed. Ma ei märganud, jah, kord. Aitäh, on veel kellegi küsimusi? Ei ole, on sõnavõtusoove. Palun, Rein. Jah, mul vähemalt ettepanek, et saata kuidagi personaalselt, meil on mingist enam-vähem teada, vähemalt meilid saata neile inimeste äkki või see läheb üleliia keerukaks, aga igatahes võib olla.
no lehes võib-olla. No lehes kindlasti, no, jah. minu soovitus on ka, et võtan ka seal üldiselt öelda ka sõna, et tõesti enne seda hooaega võib-olla septembris peaksime selle kodulehel tegema kas või piirkondlike kaartidega, et oleks ilusti suuremalt näha, mitte väga suures mõõtkavas ei oleks need teed, vaid oleks, et tegelikult kindlasti huvi ja tehke, mis tahate, küll see suust suhu natukene asi liigub, sest ma saan aru ju kõik, mis on lepinguga, need lükatakse niikuinii lahti juba, et nendega ei ole probleemi. Nii, aitäh. Veel kord, üks minu nägemus on see, et võib-olla ka antud määrus paneks neid erateede omanikke vähe mõtlema ja võib-olla ka oma naabritega asju läbi rääkima, et ikkagi üheskoos jõuda nagu teede avaliku kasutamise lepingute sõlmimiseni. Et saada võib-olla aitab see nagu kaasa, et inimesed tuleks ise ka aktiivsemalt selle teemal kaasa mõtlema. Aitäh. On veel sõnavõtusoove kellelgi? Ei ole. Siis panen hääletusele päevakorra punkti number 5, erateedele tasuta talihoolduse teostamise korra määruse. Kes on selle poolt? Palun käedustusega märku anda. Aitäh teile, kõik on ühehäälselt poolt. Seega on määrus vastu võetud. Asume päevakorrapunkti number 6 juurde. Taas on ettekandeks sõna Lauri Saarel, erateede avalikus kasutamiseks määramise kord. Palun, Lauri. Sellist korda meil ei ole ka siiamaani vallas olnud, kuidas erateid määrata avalikuks kasutamiseks. Aga igal juhul on see vajalik, et oleks vähemalt mingid kriteeriumid olemas, mille alusel menetlusprotsessi peaks läbi viia. Kõigepealt on mõisted lahti selgitatud, ka tee kaitsevööndi mõiste, mille jaoks see vajalik on. Paragrahvis 3 on eratee avalikus kasutamiseks määramise tingimused välja toodud. Erateed on võimalik või saab määrata avalikus kasutamiseks, kui on täidetud vähemalt üks järgnevat tingimustest. Eratee lõik moodustab osa jätkuvalt avalikult kasutatava terviktöö marsruudist. Eratee on ainukeseks mõistlikuks juurdepääsuks avaliku huviga või avaliku kasutusega kinnistada. Erateed pidi kulgeb ühistranspordi või õpilasliin. Eratee teenindab vähemalt kahe majapidamisega kinnistut või siis esinevad muud asjaolud, mis koos toimivad ja piisavalt kaalutavad määrata eratee avalikus kasutamiseks. Ja siis eratee avalikus kasutamiseks määramisega ei tohi vallale tekkida piirat põhjendamatuid kohustusi. Eratee avalikus kasutamiseks määramise menetlemise algatab siis vallavalitsus. Ja see võib siis toimuda, et saadaks maaomanikul kokkuleppele sõlmitakse notariaalne piiratud asjaõiguse leping. Või kui kokkulepet ei saavutata, siis toimub menetlus edasi kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sundvalduse seadmise teel. Sundvaldus siis selle algatab vallavalitsus. Sundvaldusala hõlmab teed ja teekaitsevööndid. Ja siis kui sundvalduse seadmise on vallavalitsus ära otsustanud, peale toda läheb ta vallavolikogus avalikus kasutamiseks määramiseks ja
püssipandmiseks. ja eraldi avaliku kasutamise lõpetamine lõpetatakse ära sel juhul, kui vallavolikogu varasem otsus eraldi avalikus kasutamiseks määramise kohta kehtetuks tunnistab. ja siis ütleme, et see piiratud asjaõiguse lepingu sundvaldus teealuse maa kasutamiseks tunnistatakse kehtetuks. Minu poolt kõik, aitäh. Aitäh, Lauri. Kaasettekandeks sõna komisjoni esimehele Raivo. Jah, et jälle leidis arutelu ja antud eelnõuga on siis niimoodi, et komisjon on parandusettepanek, mis on jõudnud selle igatpidi volikogu esimehe kätte ja ka Nanfaras juba üleval. Ja ma teengi ettepaneku siis ütleme, välja keerab ka seal paragrahv 2.7 osas muuta sõnastust, et olen taas ette, jätta välja lause, et kaitsevööndite ulatused kehtestatakse üldplaneeringuga ja tollega kaasneb, ütleme, et on 10 meetrit, see on määratletud. Oli, jah, ja et tagasisidena tuli, nagu ütleme, inimesed kardavad hakata lepinguid sõlmima, nüüd nagu ütleme elektriliinid, nüüd võtaks 10 meetrit maad ka veel käest, et ja siis täiendada, siis ma loen, ütlen täiendada punkti ja sõnastada järgmiselt, et teel on kaitsevöönd, kui tee on avalikult kasutatav. Avalikult kasutatav tee kaitsevöönd on teed ümbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimesele ohtlikke mõjusid. Kaitsevööndi ulatus lepitakse kokku tee omanikuga lepingu sõlmimisel ja kaitsevöönde laius on vähemalt 2 meetrit tee servast. Ja komisjoni ettepanek on siis, et panna see ettepanek eraldi hääletusele ja siis, kui hääletus on positiivne, siis eelnõu uue sõnastusega vastu võtta. Aitäh, Raivo. On kellelegi küsimusi ettekandjatele? Palun, Rein. Jah, Lauri, oskad sa öelda seda mahtu, mis on praegu nii-öelda avalikus kasutuses teed, aga millel puudub siis notariaalne leping ja kinnistusraamatus kandmata, korralikult vormistamata. Ja et mis see maht võiks olla, et lõpuks jõuab sinna maani? Notariaalsed lepingud on üksikutega. Enamusel on ikkagi lihtkirjalikud lepingud, mis aastaid tagasi tekkis kohustus sõlmida. Praegu ma arvan, suurusjärk, kus on avalikuks kasutamiseks määratud teed, aga ei ole maaomanikuga kehtivat lihtkirjalikku lepingut, võib olla seal 1600 ringi. Nii, palun Piret. Jah, oskad sa öelda, kui palju on endistest valdadest tulnud lepinguid? Avaldused, lihtkirjalised, justkui olevat ka tähtajalisi olnud. Ja võib-olla, et kust otsast sa siis pihta hakkad? Nendes varasemates lepingutes on olnud tähtaeg sees, 5 aastat, aga klausliga, et kui ei ole 1 kuu või 3 kuud enne lepingu lõppemise tähtaega teavitatud, et pikeneb 5 aasta kaupa periood. Ja selles uues ei ole mingit tähtaega. Kui notariaalne leping sõlmitakse, siis ta on lõpmatuseni, enne kui mingit asjaolud siis... Igal uuele kinnitamanikul. 6 aastat on väga ükstein. Aitäh. On veel kellegi, palun Rein. Jah, et see, ütlen 1600 lepingut
kui iga päev sõlmida üks leping, siis 6 aastat vist sõlmib lepinguid ainult. Aga määruses ei ole ka selliseid üleminekusätteid, et me nüüd võtame määruse vastu, see jõustub ja mis siis peale jõustumist saab, et need ei ole enam avalikus kasutuses või tegelikult ma ei tea, see on ka küsimus komisjonile. Pigem ta on teistpidine veel, vaata omalt poolt hakkas tegelikult riik survestama seda asja, et see oleks, aga kuna ta on nii mahukas töö, siis kõik kohalikud omavalitsused põhimõtteliselt hakkasid sellele vastu ja ta ongi nagu nüüd pikaldaseks protsessiks ja mida siis Eesti Vabariigi valitsus jälle võib välja võtelda, seadused on meie täitmiseks, sealt sõltub ka meie raha, mis me saame teehoiukavast, ma ei oska ka ütelda. Rohkem vaata, et mis siis hakkab edaspidi saama, aga see äkki see on nii pikaldanud protsess läbi Venemaa. Nii, aitäh. On veel kellelgi küsimusi? On sõnavõtusoovi või lahendusi, kuidas seda lahendada? Ei ole. Algusest tuleb alustada kuskilt, Aitäh teile. Siis aitäh, Lauri. Siis paneme kõigepealt hääletusele majandusturvalisuse komisjoni poolt tulnud eelnõu muutmise ettepaneku, mis on hetkel kuvatud ekraanile. Et kes on selle poolt, et see lisada määruse eelnõule, palun käe tõstmisega märku anda. Kõik on poolt, aitäh, ühehäälselt muutmise ettepanek vastu võetud. Nii, ja nüüd lisame siis selle muutmise ettepaneku meie määruse eelnõule. Teeme muudatuse. Aitäh, Helle, see on tehtud. Panen siis hääletusele päevakorrapunkti number 6, erateede avalikult kasutamiseks määramise kord. Hääletamisele, kes on selle poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Arno, sul on püsti või see Einar? Ahah, aitäh, tõstame jah, ilus. Aitäh, kõik ühehäälselt poolt. Seega on määrus vastu võetud. Nii, päevakorrapunkt number 7. Asutusjaotuse muutmise menetluse algatamine. Palun ettekandeks sõna Eerika. Tere päevast, lugupeetud vallavolikogu ja vallavalitsus. Asutusjaotuse muutmise algatamise ettepaneku on teinud Maa-amet. Vabariigi valitsuse määruse järgi peaks siis olema külade lahkmejooned koos nagu mööda registreeritud katastriüksuse piire ja Maa-amet on üle vaadanud Setomaa külade lahkmejooned ja sealt nähtub, et Setomaal ei ole need külapiirid ja katastriüksuse piiridega kokku viidud ja paljudes kohtades on piir riski üle katastriüksuse ja kui neid piire siis korrigeerida, on paljudes kohtades näha lahkmejoontel sopistused või siis kus ühe küla territoorium ulatub sabana üle teise küla või on väga sitsakilised need piirid. Ja Maa-ameti ettepanekul on siis 35 maatükil vaja asustusüksuse nime muuta
mis asuvad siis 24 erinevas külas Setomaa vallas. Nendest 2 maatükil on tegemist elamumaadega. Nendel aadressidel inimesi registreeritud ei ole, seega elanike arv asustusüksustes ei muutu. Eelnõu lisas toodud Setomaa valla kaardil on siis näha, kuidas need asustusüksuse piirid muutuvad, et valge joonena on näha siis kehtivad külade piirid ja uued on siis erinevate värvidega kuvatud ja punase joonega on need ettepanekud. Asustusüksuse piiride muutmine on kohaliku omavalitsuse volikogu pädevuses, et siis volikogu otsusega saaks algatada selle piiride muutmise, peale mida siis avaldame valla kodulehel üksikasjalikult kõikide maatükkide, ettepanekus olnud maatükkide piirid ja kuidas siis külapiirid muutuvad ning ka ajalehes tuleb teavitus, aga ajalehte me kõiki neid 35 plaani nagu avaldada ei ole vist väga võimalik, et siis kodulehe kaudu saab nendega tutvuda. Ja avalikustamise ajal on ka kõik täiendavad ettepanekud oodatud ja koos kirjeldustega, et siis oleks võimalikult täpselt võimalik neid ka välja panna, et siis tuleb, kui need ettepanekuid tuleb, ma tean juba, et siin komisjonide koosolekutel ilmnes ka asju, mida võiks parandada, et kõik need ettepanekud on oodatud, et siis lihtsalt väljapaneku aeg pikeneb ja saavad need ka kõigile tutvustatud. Ettepanek ongi siis, et algatada asustusüksuse piiride muutmine ja seda vallavalitsusel korraldada väljapanek ja toimida vastavalt seadusele. Aitäh! Aitäh, Erika! Kaasettekandeks palun sõna Lembit. Ja aitäh! Komisjonis arutasime seda asja ja oleme nõus, et asustusseaduse muutmine ja menetlemine algatada. Kiirtune sirgus läheb. Mida? Aitäh, Lembit! Käis ka teises komisjonis, mida külaelukomisjon arvas. Palun, Aar. Külaelu komisjoni üksmeelne otsus oli, et võtta vastu siis otsusena see eelnõu. Aitäh, Aarne. On kellegi küsimusi selle eelnõu kohta? Ei ole. On sõnavõtusoove? Ei ole. Aitäh, Erika. Panen hääletusele päevakorrapunkti number 7, asutusjaotuse muutmise menetluse algatamine. Kes on selle eelnõu poolt, palun tõstmisega märku anda. Aitäh. Kõik ükshäälselt poolt ja seega see on vastu võetud. Nii, päevakorrapunkt number 8. Tundub, et taas on vallavalitsus tuhnanud kõvasti paberiarhiivis ja luusinud osa vahel ja leidnud peremehetuid varasid meie vallas. Et ehitiste peremehetuseks tuvastamine ja arvele võtmine. Palun taas ettekandeks sõna Erika. Teie ees oleva eelnõuga on ettepanek siis võtta Setomaa valla omandisse peremehetuse ehitised ja neid on siis siin eelnõus toodud 6 tükki. Vallavalitsus on korraldanud ametlikes teadaannetes avaldamise ja ajalehes, et tuvastada võimalikke omanikke. Ühtegi ettepanekut või avaldust omandi kohta ei ole tulnud.
ja palun siis lugeda tuvastatuks esiteks Küllaküla külas Väike Roosumaa üksusel asuva elamu ja laudaperemenetlus, siis teiseks Toomasmäe külas Seenemaa üksusel asuva elamu peremenetlus, kolmandaks Koidula külas Männimaa üksusel asuva elamu peremenetlus, neljandaks Meremäe külas Pihlapõõsamaa üksusel asuva lauda peremenetlus, viiendaks Puista külas Vasemaa üksusel asuva elamu peremenetlus ja kuuendaks Kundruse külas Sassimaa üksusel asuvate elamu ja sauna peremenetlus. Punktis 2 võtta punktis 1 nimetatud ehitised arvele Setomaa valla omandina. Aitäh, Erika. Palun kaasettekandeks sõna Raivo Kunst. Jah, aitäh. Kui saab komisjon vastu olla, see vald saab pikemaks. Aga komisjoni ühtne seisukoht on, et eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh, Raivo. On kellegi küsimusi ettekandjatele? Raivole küsimus, et mis tost praegu leidamata kuursuse või keldrist? Puumitsa küla või Ibris küla? No too on veel, praegu ta on nagu valla vara, ma saan aru. Selle keldriga. Keldriga, jah, aga toome eelmise volikogu. Et tegelikult on, jah, ütleme, seal on dokumentatsioon on, ütleme, veidikene nihu läinud, aga ta on omal ajal veel kellegi tegemata töö. Me toda praegu ei tea, aga tegelikult on ta nagu omanikud olemas, aga mida on raske tõestada. Nüüd tuleb siis veel lisaraha välja käia. Osaliselt on dokumentatsioon olemas, osaliselt maksmise kohta vist dokumentatsioon puudus. Seal on, jah. Nii, aitäh. Kellelgi veel küsimusi? On sõnavõtusoove? Ei ole. Siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 8, ehitiste peremenetluse tuvastamine ja arvele võtmine. Palun käe tõstmisega märku anda, kes on selle eelnõu poolt. Aitäh. Võin tõdeda, kõik on taas üksmeelselt koos poolt, seega on otsus vastu võetud. Nii, päevakorrapunkt number 9, arupärimisele vastamine eelmine volikogu edastades Eesti Konservatiivne Keskerakond. Mulle arupärimise või Rahvaerakond, sorry, jah. Vabandan, jah, et palun Lembit ettekandeks sõna sul. Me esitasime arupärimise selle preemia maksmise kohta Taisi Kudrale, et komisjoni oli otsustanud 2000 eurot maksta ja vallavalitsuse korralduse alusel siis kontod 750. Kuidas see vahe sai tekkida? Aitäh ja palun arupärimine oli vallavanemale Raul Kudrale. Palun, Raul. Sõna on sul. Ja, seos sellega, et siis korruptsioonivastase seaduse paragrahv 11.1 lõige 1 osas on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus tehakse tema enda või temaga seotud isikutega. See tähendab siis ka minuga, sellepärast ma antud otsuse tegemisel vallavalitsuse istungil selle punkti arutelul ei osalenud ja lahkusin ruumist. Ja samuti kinnitan, et ma ei ole andnud ühtegi ülesannet antud juhtumi osas alluvatele ja kui arupärimine on esitatud minule, kuna mul ei ole teadmisi selles osas, selle otsuse kujunemise osas, siis vastab sisuliselt sellele valla sekretär. Ma ei saa sellele vastata, sest ma ei ole seda. Aitäh, palun Martin Sult, valla sekretär, sõna sul. Ja, tere ka minu poolt, et üritan siis arupärimisele vastata. Et kuna minu pädevuses on sisekontrolli teostamine ning ka korruptsioonivastase seaduse tõlgendamine ja silma peal hoidmine, siis mina koostasin arupärimisele selle vastuse
ja panin ka juurde lisadokumendid. Nii kui ma selle ette kannan, siis saadan ka arupärijatele meili peale vastuse. 8. detsembril 2021 oli vallavalitsuse istungi päevakorra punktina 5 siis premeerimine, kus eelnõu kohaselt oli preemia summaks 2000 eurot. Vallavalitsuse liige Lauri Saar tegi vallavalitsuse istungil ettepaneku tõsta preemia summat 3000 euroni ning vastavalt meie finantsjuhtimise korrale vormistas sellega kirjalikult ning tulenevalt siis tulumaksuseaduse paragrahv 12 maksustatakse preemiat väljamakstav preemia siis tulumaksuga, mis siis 3000 euro pealt on 750 eurot ning kokku siis arvestuslik summa on 3750 eurot. Ning sellest ettepanekutest tulenevalt tehti eelnõusse siis muudatusettepanek, kõik vallavalitsuse liikmed toetasid seda ning lõppsummaks kujunes siis 3750 eurot. Aitäh, Martin. On kellegi ettekandele küsimusi? Muidugi küsimus on siin täpsustus, et summa oli 3000 ja tulumaks on 20%, kes oli või töötsi summa on 600. 300. Võib-olla leia seda kommenteerides, seda mingid asjad juurde. Tulumaksu summa on ikkagi 750 selle pealt ja see on ka deklareeritud. Maksuametis on need kõik andmed edastatud ja seal ei ole midagi viga. Aitäh. On millegi sõnavõtu soovi selle arupärimise kohta? Palun, Piret. Aitäh. See on teema, millega ma olen olnud väga õnnelik, väga ärritunud, mitu korda kogunisti. Esimest korda siis olin ma väga elevil ja ju tore sündmus. Daisy sai 2-kordseks maailmameistriks ja ma olin väga pettunud, kui eelarvekomisjoni esimees ja finantsosakond ja nad ei näinud, et meie see reservfondi kasutamise kord ei luba sellise erakorralise toetuse või stipendiumi või preemia maksmist. Siis me muutsime selle korra ära. Jällegi olin rahul, et nüüd on see kord muudetud ja vallavalitsus saab kindluse selliste erakordsete sündmuste puhul. Võib-olla mitte täpselt selliste, aga ka teistsuguste erakordsete sündmuste puhul võimaluse maksta. Ja kui Daisy sai nüüd veel 2 maailmameistritiitlit juurde, siis jällegi ei saa ju kuidagi mitte rahul olla. Igal juhul noore inimese töö ja pühendumine ja väga paljudest asjadest loobumine on selle tulemusena ikkagi viinud. Suur õnnetus, et kodanik Raul Kudre ja Kala Ingriti, tegelikult see on suur õnn, et kodanik Raul Kudre ja Kala Ingriti perre on selline tütar sündinud ja ma usun, et neid maailmameistreid eeldusi on sealt veel tulemas. Aga väga suur õnnetus, et Raul on sel juhul vallavanem meil. Aga me peame olema väga õnnelikud, et meil on selline pere ja selline vallavanem tegelikult. Ja inimlikult vaadates mul on ikka ääretult lausa isegi nagu väga kurb, et meie enda kodanikud otsivad sellistes ilusates ja ülevates ja heades asjades mingeid asju, mida ju ei ole. Aitäh. Aitäh Daisile ja aitäh vallavanemale. Aitäh, Piret. On veel kellegi sõnavõtu soove? Ei ole. Aitäh arupärimise eest ja palun esitage see ka kirjalikult.
arupärijatele. Tahtsin sõna. Sa tahtsid sõna? Ei, asi on selles, et ega me premeerimise vastu midagi on. Väga tore oli. Me oleme uhked, et selline sportlane meil siin vallas on maailmameister ja kõik. Aga lihtsalt seaduslikkust on vaja jälgida, et seaduslikult oleks see makstud olnud. Et oleks pead eelarvesse või sellest alaeelarve oleks pidanud olema selle maksmiseks. Või kuidas me töötame? Eelarve peaks olema rida. No ta peaks olema peaks olema hästi ennustatav. Aga aitäh. Reservfond või teine nagu... Jah, kahjuks ei ole jälginud seda protsessi, mis... Aitäh, seega ma kuulutan selle päevakorrapunkti number 9 arupärimise vastamine lõppenuks ja loodan, et te saite vastuse. Päevakorrapunkt number 10, avaldused ja kirjad. On valla volikogu liikmetele tulnud kirju, kui soovivad teha mingeid avaldusi. Ei ole, siis minule on tulnud 2 kirja. Esimene kiri on selline, mille ma ette loen ja ma arvan, et vallavalitsus ja vald leiab selle hea lahenduse. Kiide andmine Setomaa vallavanempale, volikogu esimehele, majandusspetsialistile. Kiieva küla tii oma aastakidega väiga ärlavanu ja oles viimane aig tii kõrdadeta. Nii ole säänsid kirju innegi kirjutanu ja on kaudkagust valla kõnelema. Soovdus oles, et töö püsüsi kauapa kõrra, et tii hüüläjale teda kooldus, et kuva muudu on vaja öelda, et tõugassi keskpaigast tiimaterjali õnne katsi pooli ja ka kesi, et tuud tüüd vaja teda kuiva ilmaga. Ma looda, et Kiieva tii kõrda tegemine võidas seol aastakal plaani. Kõkke ilasad. Sootska Sarvu õie Kiieva külast. Et tõesti me see aasta au majanduskomisjonile, kes on nüüd siis 4 päeva pöörlend mööda Setomaa valla teid ja avastanud fantastiliselt ilusaid paiku ja fantastiliselt sittu teid. Aga nii see on. Ja tõesti selle teepäev meil oli ka au olla ja natukene isegi sumpelda ette. Aga ma arvan, et Lauri on selle võtnud juba päevakorda ja sellega tegeleb, et meil aitäh Sarvele kirja eest. Ja meile kõigile on tulnud ka tänasel päeval, siis eilne kuupäev, siia alla kirjutatud, on tulnud Setomaa vallavolikogule avaldus, mis küll palju rõõmu ei tekita. Soovin tühistada oma allkirja hea tahte kokkuleppel, mis on sõlmitud valimisliidu ühine Setomaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirja vahel. Volikogu liige Arno Vares. Et selline avaldus on tulnud ja eks me volikogu siis peame selle nüüd võtma teadmiseks, et üks volikogu liige on soovinud oma allkirja sealt kokkuleppelt tagasi võtta ja eks me siis üheskoos peame mõtlema, kuidas me edasi läheme. Et sellised kirjad. On veel kellelgi äkki midagi? Või on sõnavõtu soovi? Ei ole. Siis päevakorrapunkt number 11. Järgmine istung. Järgmine istung toimub meil maikuus ja plaani järgi on ta Meremäel. Nüüd eelmises eesseisus me leppisime juba kokku, et kahjuks reedesel päeval ei õnnestu eesseisust teha ja eesseisus toodi ette juba neljapäevaks, 19. maiks. Et siis eesseisuse kuupäevaks oleks 19. mai ja toimuks Meremäel. Volikogu istung toimuks 26. mail ja samuti Meremäel. Siis tuletan kindlasti meelde, et homme on Värskas laat, tulge kõik ostlema ja kindlasti kui homme on tüüpäev ja kellegi laiga, siis laupäeval olge noortele rõõmu pakkumas ja ettevõtlike. Kuidas?
siin Märska õpilasfirma. kultuurimaja ümbruses ja laupäeval on siin Märska kultuurimajas noorte firmadelaat ja tulge pakkuge neile rõõmu ja mis neile ikka rohkem rõõmu teeb, kui üks tore vastlemise päev. Ja. Et seega on vallavolikogu istung lõppenud. Järgmisest istungist, unustasin. Kuna majanduskomisjoniga sõites ringi, siis me saime aru, et tegelikult me ei tunne oma koduvalda. Ja mul on praegu selline mõte, et järgmist volikogu istungit äkki alustaksime hoopis võib-olla 3 tundi varem. Et me võtaksime bussi ja üheskoos läheksime bussiga ja avastaksime Meremäe ümbrus. Sest on minu käest küsitud, kus on Luikjärve muuseum ja kus on Uusvada külatare ja nii edasi. Et ma arvan, et äkki mõtleme selle peale. Kus see buss alustab sõitu Meremäelt? Meremäelt. Jah, ikka teeme nii, et Meremäele ja sealt vaatame, kui palju meil umbes minna võiks, et see info tuleb kindlasti varem ette, et saaks päeva plaanida ja et lõpetaks ka Meremäel see buss ja kohe volikogu istung järgneks sellele. Ma arvan, et see on väärt ettepanek ja me käime niimoodi vast kõik need, kuidas see ennem oli, endised vallad läbi. Piirkonnad ette. Ma annan kohe täpsustava, et ega Setomaa vallah ei olegi üks tiim vaja enne remonti. Sellepärast, kui me lihtsalt ringreisile ja ma saad see tingimuse, et noid teed remondime, kus me sisse jää. Me ei katehka otsa enne sisse, aga kuna hütte pole majapidamist, siis sai ainult üks tiikene, on ka 200 meetrit. Jäi õiemana sisse. Tuu jäse alla. Halvas olukorras. Aga see on nali. Raivo, kui tohib see üks täpsustus. Täna ma avastasin teelõigu. Nüüd ma vaatan kaardi pealt, et see on ilusti Setomaa valla avalik kasutustee. Enne volikogu. Ma ei julgenud sealt läbi sõita, mul hakkas uksest vesi sisse tulema. Nüüd tagasi minnes ma proovin selle ära, ma sõidan sealt läbi, kuna ta on valla tee ja ma pean sealt läbi saama. Aga aitäh, volikogu istung on lõppenud ja me